Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Ja tere teile meie kõrvades ja silmades või teie kõrvades ja silmades. Noh, Anu, mis on? Midagi kurba tuli meelde. Meil on 6. hooaja põhimõtteliselt viimane saade. Okei, järgmine on meil avalik salvestus. Ma olen tõesti kurb, sellepärast, et meil on 6. hooaja eelviimane saade. Noh, põhimõtteliselt stuudios viimane saade ja Kala Arsenal tegi meile siis sellise imelise kingituse selle saate puhul, kus on siis absoluutselt kõikidest delikatessidest ampsukesed, mida nad pakuvad oma poes. See asub siis Arsenali keskuses ja ma pean ütlema tõesti sügava kummarduse tegema ja südamlikud tänud ütlema, et nad on kõik saated siin kohal olnud, valmistanud täiesti värskelt. Need toidud, need ei ole kuskil toodud niimoodi ja ma ei tea, päev enne kuskil valmis sepitsetud või ja tehtud südamega. Mõned kalad isegi, mitte kalad, aga alles ujusid, kui meie ujusid ennem kui nad meie juurde jõudsid. Aga ma saan aru, et Tiit oli täna siin, aga Marko on Norras ja juba püüab uusi kammkarpe ja selles valikus on põhimõtteliselt igasugused lõhed, forellid, jõevähid, vähisaba, silmud, angersäge, säga, jõevähk. No ühesõnaga, ma sain aru, et 30, järsku ma panen mööda nüüd, 31, ei, 3 kilogrammi erinevaid maitseid. Puhast valku on sellel vaagnal. Vot Anu, nüüd hakkab paastuaeg meil ja paastuajal ju süüakse kala, eks ole, et nüüd me elame nagu lähima aeg, millal hakkab paast kusagil märtsi alguses, kestab aprillini, lihavõteteni. No põhimõtteliselt me hakkame nüüd seda kalavaagnet järjest manustama nagu väikeste tükkide osade kaupa, loeme kõik 2 ja siis naudime seda suurepärast asja. Mulle väga meeldivad sellised restoranid, kus sa tunned esiteks seda inimest, kes kala püüab ja teiseks seda, kes selle kala sulle valmis prepareerib. Ja peaaegu oli nagu selline tunne nagu kevadel kooli lõpus, kui me nüüd kõik jälle laiali jookseme. Sellepärast sa siin olid juba pisar silmis ju. Mul tõesti on nukrus südames ja pisarad silmades, et ja nii tähelepanelik, vaadake minu lemmikleiba, mida ma üks saade siin pugisin 2 suu poole, kes mul oli kõht nii tüü, ma ei mäleta, kust ma tulin otse teisest saatest kuskilt. Ja see leib oli Aardepagari Telliskivis. Just, ja täiesti. Ma tahaks praegu ka oma põdet täis seda toppida, aga ma pean rääkima seal valel. Ma ei saa seda kahjuks teha, aga Piret, ma võtan selle kogu taldrikutäie endale koju kaasa ja pugin seda hiljem ja lihtsalt panen puhast võid peale. Et inimesed, ma ei tea, järele teen antireklaami, vaadake meie eelmist saadet, see oli kohutav, et panen puhast võid peale, et ma olen ammu lõpetanud igasugused margariinid ja määrded ja ma ei tea, mis asju meile kõike müüakse. Puhas või siis G, mida ma söön. See on see selitatud võid? Selitatud võid ma söön viimasel ajal ja et see on ka minu lemmik. See lõhneb nagu
värske võilill või mesi ja vanilje ja kõik asjad kokku, et ma olen täiesti, vahel ma võtan niimoodi, et võtan kohe noaga niimoodi nagu kass. Söön võid lihtsalt, sellepärast ta on nii hea. Et ja mina arvan, et kui sa sööd puhtaid asju, häid asju ja sa tead, sa näed ja tunned juba maitsest, et need on südamega tehtud, siis ei ole võimalik ennast üle süüa, ennast haigeks süüa, ennast koledaks süüa. Ma tean, et see on kallis, ma tean, et te karjute nüüd seal ja ütlete, mida sul on hea lihtne seletada, limpsida ka siin kaaviari ja šampanjad peale ja sööd siin käsitsi küpsetatud leiba. Jah, aga ma ei söö seda nii hulludest kogustes, sest mul on ka selline tunne natukene, et kui sa sööd head asja ja sa sööd pisut vähem kui seda rämpstoitu, ja see kõht kuidagi tänab sind või ta on täis, vaata, ta ei lähe selliseks punni. Kuigi punnitamise vastu aitab hästi. On ka seda juhtunud, kui jood odavat veini, nagu mõni teeb vahel, või toitu, siis Ohira probiootikumid hoiavad ka kõhu korras ja soovitan reisile kaasa võtta. Ja enne reisi süüa, reisi ajal süüa topelt kogustes veel neid probiootikume, mis siis panevad siin kõhus kõik head bakterid liikvele ja aga ikkagi ütlen jah, et kvaliteetne toit, kurivaim, see on üks tervise ilu ja edu võti. Jah, ja puhtad ja lihtsad maitsed. Mulle ka tohutult meeldis, mu isa tegi suurepäraselt süüa. Tema ka kasutas kõikides asjades võid, sest siis ei olnud veel midagi väga muud avastatud. Oliiviõlisid ja õlisid ei olnud üldse ja see või ja leiva maitse, see on suurepärane. Ja, aga tead, kui palju on tänapäeval ette heidetud nendele šefkokkadele, peakokkadele, et ta kasutab oma seal kreemias supis või mingist kastmes. Kujutage ette, ta kasutab seda päris võid, on ju. Loomulikult. Mida ta siis peab kasutama? See on, et see annab nii hea maitse, aga see on ju nii rammus, et ma ei tea, kolesterool, paksu. See on või. Peabki selline. Jaa, et ärge üldse kirtsutage nina selliste asjadega ja õnnelikud on need inimesed, kellel ei ole laktoosi talumatus. Et need on tõesti õnnelikud inimesed. Aga ma arvan, et ma mõtlen, kui Soomes on absoluutselt igal soomlasel on minu meelest, nad ei saa puhast piima juua, võist ma ei hakka rääkimagi ja mingitest pähklitest. Et ma ei tea, kuidas nendel see organism on nii ära rikutud, see on täiesti kohutav. Võib-olla neil on vähem võõrast verd kui meil siin. Nad on omavahel, jah. Mina ei öelnud seda. Ütlesid küll, Piret ütles Sina ütlesid. Omavahel ristu. Laari ise oma soomlastega. Ma tean, ma olen juba neid sõimanud piisavalt. Ma olen persona non grata Soomes. Ärge muret. Tead, ma olin viimati väga šokeeritud. Mina läksin oma koerakesega kuhugi kultuurikatla juurde. Nii. Ja siis tundus, et sinna oli toodud bussidega mingid Soome, kas ma ei tea, gümnasistid või koolilõpetajad. Nendel on kooli lõpu mingi põhimõtteliselt nad olid kogu selle ümbruse seal minu arvates reostanud ära erinevate üle ääre ajanud okse oli seal. Tulid Eestisse oksendama. Toodi laevaga klassi ekskursioonile. Nad olid laevas joonud. Ja nad joovad ju ainult laevas. Ja siis oli nagu põhimõtteliselt, ma saan aru, et nad 3 päeva seal uilgasid ja möllasid ja nii edasi. Siis mõtlesin, et huvitav, mis siis juhtuks, kui nagu mingi Eesti tohutu noorus läheks Soome niimoodi pidutsema? See oleks skandaal. See oleks hirmu äratav. Aga nüüd on Briti poissmehed ära kadunud. Mäletad, oli see periood, kus need möllasid siin linna peal. Enne seda olid jälle soomlased, eks ole, vodka-turistid, siis olid britid ja nüüd siis on Soome noored. Jah, nad tulevad, kruiisitavad, nad peavad oma nagu kooli lõpetamise, ma ei tea, nagu meil on nagu rebaste ristimine, on nendel on mingi lõpuristimine. Ja siis nad peavad just praegu neid pidustusi. Sa saad aru, milles see seisneb, et sa jood ära jäägermeistri? Lihtsalt jood liitrite kaupa, jood, eriti tore on seda laevast teha loomulikult. Mõtle, laev on kõikunud, saad siia sadamasse, jõuad vaevu linnahallini, kultuurikatlani ja lased ennast lihtsalt tühjaks.
mõnus ju. just, ja mingil hetkel ma nägin, et seal igaks juhuks oli ka vist kiirabi oli valvel, midagi küll ei juhtunud. Lugesin ma mingit reportaaži, aga see oli nagu hirmuärat. Ma saaks aru, et see on rokkfestival, aga see on lihtsalt läbu või? Aga noored peavadki oma elus korra selle läbuperioodi ka ära tegema, mina arvan. Mina olen seda meelt, et kas sul ei olnud kooli ajal, veel algkoolis just, ma mäletan, et kui poisid seal viimases klassis hakkasid seda peeti tõmbama ja õlut ja noh, see tuli ära proovida, see läbustamine või see oksendamiseni täis joomine, et see on ka nagu mingi tuleproov, sa teed selle läbi ja siis kellele jääb see külge, sellest saab alkohoolik ja kellele ei jää, sellest saab tubli töömesilane. Ja see ongi. Kusjuures huvitav on see, et soomlaste hulgas on see jätkuvalt nagu populaarne, sest mina saan aru, vaadates oma tuttavaid noorukaid, mitte keegi ei tarvita neist alkoholi, nad peavad seda uimasteid jah, aga nad peavad seda ülimalt nõmedaks. Just sellist läbustamist, aga kas see on siis Soomes nagu mingisuguses geenides, et sa pead võtma omal, ma ei tea, 8 longerot ja 1 jäägermeistri ja muidu sa ei saa kunagi täiskasvanuks? Ma ei oska seda kommenteerida osalt öeldes, et mis see viinakultuur, vodkakultuur nendel on, see on selge, aga millest see tuleb või kus see tuleb, me ei ole sellele mitte kunagi pihta saanud. Ausalt öeldes, ega see mind eriti ei huvita. Kõige õudsemad on purrus Soome naised muidugi. See on kohutav. No sellest ma olen ka varastamast. Kuulake jällegi meie vanu podcaste, et ma olen jällegi, ma olen persona non grata selles mõttes Soomes, et ma olen lõpparve tegin mingi hetk, mul sai nii villand sellest silmakirjalikkusest seal, et ma lihtsalt hakkasin järjest laksima asju täpselt nii, nagu ma neid nägin ja õigete sõnadega. Ehk siis ma ütlesingi, et soomlasel lohiseb perse vastu maad, midagi pole teha. Nad joovad nagu sead, kõige õudsam on ikkagi, kui naised Soomes joovad, nad muutuvad täiesti sellisteks metskultideks. Issand, ma räägin kõik ära, kui see tõlgitakse ka kuhugi veel seal perses, siis ma saan viisakeelu Soome. Ja mingis uudiste saates ma tõesti ühele reporterile, mul kuidagi läks kops üle maksa mingi hetk. Et minu jaoks soomlane on variser. Eestlane on selles mõttes lahe, et siin sa võid öelda, viimasel ajal küll mitte, sinuga on siin juhtunud mingeid toredaid asju, sa oled väga otse öelnud. Võib-olla sa oled saanud minust inspiratsiooni ja siis nagu muutunud otsekoheseks ja siis saanud oma vitsad kätte. Aga mina olen küll Soomes olnud see inimene või ma olen nagu olnud eestlane Soomes. Seda, mida näen, kuidas asjad on, nii ütlen. Ja see seal ei lähe absoluutselt läbi. See on mõnitamine, see on solvamine, see on robustne, see on ebaintelligentne. Ühesõnaga, ma olen kõik need asjad külge saanud ja nendel on see nii harjumata. Et seal on hästi selline kultuur on ikkagi kõik, mis meil kodus juhtub, kardina taga, pimedas, see on meie asi. See, mis siis, kuidas me avalikkusele ennast eksponeerime ja näitame, see on hoopis teine maailm. Ja ongi selline kahepalgelisus on seal väga arenenud, ütleme nii. Ja see šokeeris küll alguses soomlasi, ma mäletan. Ma ei saanud aru, miks nendel kogu aeg huit-hait ja kui on minestasid kogu aeg. Ja siis lõpuks mind ei juletada enam otsesaadetesse kutsuda. Otsesaated mulle meeldisid eriti, sest siis ei saanud midagi välja lõigata. Aga siis hakati mind otsesaatest otse välja saata. Kuidas see välja nägi? Tõmmati tool alt ära või? Ma mäletan ühte konkreetset asja. Otsesaade hästi kuulus Soome intervjueeri ja mul ei tule ta nimi praegu meelde ja tol ajal oli väga hot, enam ei ole. Joodik, perses omadega, täiesti perses. Käis kui tihti Tallinnas salaja. Soomes oli jube korralik ja jube tipp-top vend. Ja kutsub mind saatesse ja seal ka mingi paneel, kõik lõbusas tujus, kõik seal la, võts minu ette, hakkas kohe aasima, kuidas Eesti naised on ikka sellised ja seelik on liiga lühike ja konts on liiga kõrge ja ma ei papa ja mis kõik. Ja siis ma ütlesin ka, kuule, ma olen ka üht-teist sinu kohta kuulnud, et Eesti naised seal räägivad, et just möödunud nädal kuulsin, et olid selles ja selles baaris seal käinud ja ütles, et siis seal üks näitsikud tulid siis ühe jatkoille ja siis kurat, et muidu nii kihvt mees ja nii šarmikas, aga jube väike nuku. Ai kurat!
siis tal oli veeklaasid, ta ei osanud midagi, oletame, et see on veeklaas või nagu niimoodi. Ja siis oligi kõik, saade oli läbi, ta ei jõudnudki kaugemale. Jõi ja siis ütles otsesaade, mis sa teed? Ja seuraava vieras on meile blablabla, võttis umbes, et palun mine aasta välja. Ta ei osanud mitte midagi öelda. Otsesaates sa ei ütle, no mõtle, kui ma Reikopile ütleksin, et sul on nina, avus, karvad näiteks. midagi ei juhtuks. Et see oli enne kuulumatu onda, et see oli nagu nii õudne. Siis nad julgenud mind sinna kutsuda. No paar korda veel julgesid ja siis ei julgenud enam. Ja siis nad tegid veel ühe saate. No seal ma olin niimoodi, et ma olin seal läbi saate, olin nagu paholainen. Siis ma olin nagu jällegi, mul jooksis katus, mul jookseb juhe kokku selliste asjade peale, kui inimesed on teesklevad. Noh, et mängivad, võtavad kohe, et muidu kaamera taga oleme, on ju, seal räägime oma asju ja siis järsku, kui on see kaamera käib, siis me oleme ilged printsessad, me oleme siis jube kõrgem klass, me oleme nii peened, me üldse, me ei käi WC-s ka ja meie pupuu ei haise ka, kõik on nagu, kõik on nii imeline. Ja siis, kui ma olin nagu läbivalt terve saate jooksul nagu mina ise, siis olingi selline nagu ja rääkisingi inimesest, mida ma tegelikult arvasin tast ja rääkisingi ausalt. Me käisime seal, seal oli eri etapid, nagu me käisime mingis butiigis, tal oli vaja riideidust. Ma ütlesingi ausalt, see värv sulle ei sobi, sa näed välja õudne, lihtsalt see huulepulk, sa oled nagu 20 aastat vanem, päriselt ütlesin asjad välja nii, nagu nad on. See oli soomlaste jaoks täielik katastroof. Ma olingi persona non grata kõik läbi. Ja siis pärast ütleb kaamera taga, meist oleks nii head sõbrannad saanud, ma olen sind alati imetlenud, siis me oleksin võinud teha koostööd nii paljudes projektides, mul olid suured plaanid sinuga, aga näed, kurb küll, ma ütlesin jube kurb küll, soovitan sul kõigepealt huulepulka ja vilja vahetada, siis räägime edasi. Ühesõnaga sellised nagu teesklejad, et väga-väga, see on väga julm maailm, nad on suurem riik, on ju, nad peavad seal kõik oma elu eest võitlema. Et selles mõttes on Eestis kordades lihtsam, et siin sa tohid olla aus, humoorikas, kriitiline, aga teatud pisteni. Sa pead saad sinna jää ääre peale nagu minnes või sinna on see ages, nagu, kuidas ma kalju ääre peale. Ja siis sa pead selle ääre peale ära tunnetama, nagu, et sa nagu ei kukuks kuristikku. Ja seda paljud ei oska. Ma arvan, et ma olen selle nipi kätte saanud. Kas sa valgustaksid ei, valgusta meid, Anu meie guru. Ei, seda jaga meile oma teadlisi. Seda ma tegin kindlasti oma raamatus, aga selle ma tunnetasin ka ühel hetkel sabaotsaga ära. Seal on õhkõrn piirikene ja sa tunned selle piiri ära ja seal on omad märgid. Sa saad täpselt aru, millal see hetk on, siit enam üle ei minda. Selles mõttes ma imetlen sind, et arvestades seda, kui palju või kui kaua sa oled Eestis nagu meediamaastikul olnud, et sul ei ole mingisuguseid väga suuri feile olnud. Ja mingid feilid kindlasti on ja mul ongi hästi tore nüüd sinu käest, Piret, küsida ausalt. Et ma lähen Anne Stiili, nendel tuleb konverents kevadel, just minu sünnipäeva aegu. Aga seda ma ei tohi reklaamida, siin ma pean reklaamima seda, et meil tuleb kohe hea tüdruk podcast avalik salvestus 6. märtsil, aga seal oli põhiteema, millele ma praegu nagu ei oska vastata, kuna sa tõstsid selle justkui nüüd esile, siis seal oligi see teema, et umbes, ma panen praegu et olen 2 jalaga ämbrisse astunud, aga või et olen täiesti feilinud, astunud mingisse tohutu fopaaga hakkama saanud, aga ma olen, või põlvili kukkunud, ütleme, aga ma olen sealt välja tulnud või ma olen püsti tõusnud, selja sirgu ajanud ja otse edasi astunud. Ja siis ma mõtlesin, et kurat, mida ma seal räägin? Et mis asi see on, see kohutav feilimine, mis et mida mingi õudse fopaa ma olen teinud, on ju. Soomest mul oleks palju rääkida, tuli ludinal kohe, on ju, mis ma kõik seal korda olen saatnud. Aga mõtlen, mis ma Eestis nagu sellist olen teinud, et
et ma olen mõelnud, et nüüd on kõik, on tšurr, et ma peaksin kas siis Kott 8 peal. aasta koti pähe tõmbama, poekoti pähe tõmbama, 2 auku sisse lõikama ja vaikselt sahistama nurgataguseid või siis ära kolima siit no vähemalt aastaks või paariks on ju, siis nagu tulema uue tuulena. Ja ootama, kui tolm kukub. Just, ja sündima uuesti ja siis tuhka pähe raputama ja siis ütlema väga palun vabandust kõigilt teil, kes te andestage mulle, ma ei ole nii paha inimene, nagu ma paistan. Ja tegema et ilusasti andeks oskad sa küll paluda vist. Oskan. Et selles mõttes sa lahendad kõik need asjad ära, et sa ei jää kellegiga tülli. Ei taha jääda tülli. Et sa suudad need konfliktid kuidagi, noh, ma ei tea, kuidas, aga et noh, sul ei ole vist nagu probleem minna kellegiga nagu šampus, šampanja käes, eks ole, ukse taha. Isegi oled näinud? Jaa, olen. Tänaval, mis juhtus, kui minu sünnipäeva ajal, mis ma tegin. Aga me ei hakka sellest praegu rääkima. Et ja ma oskan seda teha. Mul olen varemgi öelnud, ühe käe sõrmedel on mingid inimesed, kellega ma ilmselt ei saa kunagi tülisid lahendatud. Aga ütle sina, Piret, et no mis kargab sulle endal midagi pähe, et sa oled nagu totaalse ämbri teinud ja siis sealt nagu fööniksina tuhast tõusnud. Ei, ma kindlasti olen. Aga võib-olla ma kuidagi olen selektiivse mälu tõttu suutnud need võib-olla eemale lükata, et kui sellesse nagu kinni jääda ja siis mõelda kogu aeg, et noh, mis läks halvasti või mis oleks võinud paremini minna või noh, siis kindlasti mõtleks midagi välja. Aga ma ei suuda enda puhul nagu välja ka mõelda, et mis asi on nagu kõige jõledam. No mõtleme avalikkust praegu, ma mõtle isiklikku elu. Võib-olla seal konverentsil oodatakse mingid isiklikust elust. Nagu. Ma ei tea, mida seal oodatakse. Kas siin koguneb siis tohutu hulk naisterahvaid, kes kõik tahavad nagu näha seda. Ei, nad tahavad pigem seda näha või teada saada seda meetodit, et kui sa oled mingisuguse tohutu fopaaga hakkama saanud, et kuidas sa sealt välja ronid, sealt mülkast. Ma arvan, et sa tood näite ja siis lahendad selle ülesande justkui või siis räägid tagajärgedest. Noh, inimesed armastavad ju rääkida sellist asja, et kui seda poleks minuga juhtunud, siis ma ei oleks täna selles kohas, kus ma olen. On ju. Noh, et on halbu. Loomulikult mu elus on olnud kohutavaid hetki. Ma ei oleks tohtinud abielluda selle tagamõttega, eks ole, et saaks ainult siit minema, sest see on väga kurb ühele noorele tütarlapsele, kes on võib-olla unistanud printsessi pulmadest ja tõelisest armastusest. Et noh, see ma võin praegu lambist mõelda, et see on nagu fopaa, aga ta ju ei ole. Sellepärast, et siis ma ei oleks siit ära saanud ja siis ma ei tea, mis must siin oleks saanud. No kindlasti midagi oleks saanud, ma oleks tubli tüdruk olnud teinud. Siluetikaanel veel kord ja. Jah, veel kord siluetikaanel on ja siis moelavadel kõndinud ja fotosessioone teinud ja siis ka mingi toreda ärimehega kindlasti punti löönud ja kas siis äri hakanud koos ajama või abiellunud või noh, ma ei tea, et me kunagi ju ei tea, sul on alati, sa oled 2 lahkmel mingil hetkel on ju, kas sa võtad selle vasaku või sa võtad selle parema tee, et see on see hetke nagu küsimus, et kas sa saad siis hiljem oma elutee lõpus siis mõelda nii, et et see oli nüüd kohutav asi, et ma ikkagi ei võtnud seda paremat teed, läksin vasakut teed pidi, sest kui ma oleks vasakule läinud, siis oleks kõik olnud kõik oleks murr olnud. Ma näen, nüüd läks niimoodi. No, et ma ei tea, et me ju ei tea seda, et mina ei saa mõelda või siis mõelda väiksemaid asju, et järsku ma olen kellegile järsku ma olen avalikult midagi nii kohutavat öelnud, et mille pärast ma olen tohutult häbi olnud, aga õnneks mul on lühike mälu, ma ei mäleta seda. Ja teised inimesed mäletavad palju paremini neid asju, mis ma olen halvasti teinud. Et no võt,
võta sa nüüd siit kinni. no aga võib-olla see õppetund ongi see, et kõik te teate ju, mis minuga on juhtunud, aga sellest hoolimata ma olen eluga edasi läinud. jah, et ma olen elus veel. et ma ei ole jäänud kinni sellesse, mis on läinud halvasti. Ma ei ole jäänud kinni võib-olla mingisugustesse failidesse, langustesse, et ma olen alati suutnud ennast nagu patsist nagu Münchhausen välja tõsta ja olen hooga edasi läinud. Donald Trump, noh. jah, ütleme nii. paneb tuga püsti jälle ja läheb eluga edasi. Et sa ei tunnista kunagi kaotust. jah, võib-olla see on hea mõte. Ma ei tunnista lihtsalt kaotust. Ma mõtlen, ma olen anyway võidumees. Läheb halvasti, oled võitnud. Isegi jäin selles jooksus viimaseks, siis ma ütlen, ma olin esimene, tagant esimene. no aga see ongi see positiivsus tegelikult või noh, ma arvan, et inimestel on elurõõm, on ka mingit sorti anne või noh, mingi rikkus, millele ei ole kõigil juurdepääsu. Arvad nii, et mõned jäävad sinna oma sellesse kahetsuse ja siis sellisesse supi sisse nagu edasi. Marineerima, et nad ei tule kunagi pinnale, nad ei taha edasi minna, noh, tekib mingisugune kartus või noh, tänapäeval on ka trauma. Jah, trauma kuidagi on moodne. Tänapäeva inimestel tekib trauma ju. Jah. Saad aru, kui midagi jubedat juhtub. Et kui sa kellegi kohta ütled, no ma mõtlen, kui ütledki, ma olen ka nii palju kordi öelnud mõne inimese kohta tohutult halvasti. No lihtsalt häbene silmad peast ära, no midagi pole teha. No mis siis on, noh, saame üle, no ongi jälle, siin tuleb see koht, näed seda inimest, tõesti vabandad südamest, sest see on õudne, sest sa mõtled, et kui sinu kohta oleks nii öeldud, siis oleks valus olnud ikka küll. No aga vaata, mingi teine tegelane samas olukorras võib-olla noh, läheb teisele poole tänavat ja väldib seda inimest ja ta ei oska sellest konfliktist välja tulla. Ta ei oska öelda palun vabandust ja astuda 2 sammu tagasi, et mõlemad saaks eluga edasi minna. Ei, ja ma olen seda ka proovinud, et paari inimese puhul, kellega ma olen tõesti suusad risti läinud, raputan endale tuhka peale, kindlasti olen teinud läbimõtlematud asju, aga kui ma olen näinud seda inimest kuskil, siis ma olen alati üritanud juurde minna, aga ma olen ka näinud sellist olukorda, kus inimene teeb mulle täiesti ei, ta ütleb, ta ei ole sellest üle saanud, ära praegu, et võib-olla kunagi ma andestan sulle, aga praegu ma ei suuda. Ja lükkab su kohe nagu, noh, mitte kätega nüüd ei lükka loomulikult, ega ei anna jalaga tagumikku, aga nagu ütleb tšurr, et mine ära mu silmade alt, ma ei või sind kannatada. No ka okei, noh. Aus, fair, aga vähemalt ma üritasin mulle endal ja te ei kujuta ette isegi, kui te olete proovinud, kui palju kergem sellest hakkab. See on tahutult vabastav, ma arvan, see, et sa ei jää sinna sellesse sa saad nagu rohelisse vihasse marineerima. Isegi see, et sa üritasid, ta ei võtnud seda vastu, siis mul on endal salamisi see tunne, nagu ma oleks selle koorma andnud talle tegelikult õlgadele, sest see jääb teda ketrama. Ta natuke kahetseb seda, ma arvan. Aga sa oled ise selle palli nagu ära visanud enda käte vahelt. Et see nipp toimib küll. Et soovitan soojalt. Kas sa nüüd vormistasid juba oma selle motivatsioonikõne? Ei, mul ei ole mitte midagi peas. Õnneks mul on sinna aega veel mõned kuud, et ma siis mõtlen midagi välja. Ma ei taha midagi välja mõelda, mingi olukorra ma ei tea. Aga vaata alati, kui sulle antakse ülesanne, siis minu puhul on nii, et mul jääb see tiksuma kuklasse ja ma võin seda siis öösel unes näha. See vastus võib mulle tulla täiesti X koha peal, ma olen massaažilaua peal näiteks Sirakil, lähen jälle sinna oma sügavasse musta auku, mul on selline vajud kuhugi. Huvitav massöör, vaadake meie eelmiseid podcasti, ma olen täst rääkinud. Ja ma lähengi mingisse musta auku, tema pool mitte alati, vahel ei lähe ja siis tulen taarudes ja pool minestades sealt ära. Mul on hästi kummalisi olukordi olnud seal, aga see nii oleneb sinu enda sisemisest mingisugusest terveks või katki olemisest. Aga see selleks, me ei lasku praegu sinna jälle tagasi, ei lähe jututeemalt kõrvale. Et jah, et mul tulevad sellistes X kohtades, siis võivad tulla need lahendus, või mõte või geniaalne idee. Et see tuleb kindlasti. Ja unes, ma ei tea, mis mul viimasel ajal juhtunud on. Ma näen selliseid filme unes, et ma pean mõtlema, mis lisandeid ma söön täna. Ma söön kindlasti hiirat. Siis meil on hästi huvitavad tabletid seal muuseas, vitamiinid. Neid ma söön, on ju. Ja ma mõtlen, et
et järsku see on mingitest nendest asjadest, et või viimasel ajal ma söön tohutult palju mereande muuseas. Et issand, järsku ma olen sealt mingi laksu kätte saanud. See jõuab unenägudesse. Mul on sellised filmid ja ma ärkan üles ja ma mäletan täpselt ka veel neid asju ja siis ma mõtlen, kas ma peaks nüüd tõlgendama neid kuidagi ja hästi põnevad. Sest mul on mingi periood Ameerikas olnud, kui ma elasin seal natuke sellist rantieelu, et polnud nagu, kõik oli hästi, kõik oli stabiilne, kõik oli mõnus. Siis ma hakkasin magama 12 tundi ja olin ärkvel 12 tundi. Ja ma nägin tol ajal ka, ma mäletan selliseid imelisi, hästi elavaid, hästi tõetruusid unenägusid. Ja lõpuks ma ütlesin sõbrannale seal, mul oli üks soomlannas sõbranna, ütlesin, täitsa perstes. Mida aru praegu? Võta mul käes kinni, näpista mind, raputa mind, kas ma olen praegu päriselt või ma olen unes. Et ma läksin nagu sassi. Ma ei saanud aru, et kumb on nagu reality ja kumb on siis nagu unenägu. See oli päris natuke creepy isegi. Mulle tohutult meeldib, kui mul on nagu mingi periood, kus mul on palju aega, selline une ja ärkveloleku piirimail, kuidagi teadvus on erakordselt ärgas ja siis sa suudad seal, ma ei tea, kuidagi liikuda umbes aja ja ruumi vahel, et kõik juhtuvad kunagi tulevikus sündmused ja minevikus sündmused moodustavad huvitavaid kombinatsioone, sa kohtud unenägudes inimestega, kellega ei saaks kohtuda või keda ei ole olemas ja siis, kui sa ärkad üles, see on nagu erakordselt realistlik, aga kui sa oled nagu väga väsinud ja kukud voodisse, siis seda ei juhtu. Et selleks peab olema mingisugune selline periood, et sul on nagu võimalik, ma ei tea, kas see on ka kuidagi seotud loodusega, mingite kuuseisudega, et selline meditatiivne periood, näiteks kas või see aeg mingi jõulude ajal, kui sa saad nagu rongi pealt maha ja siis on mingil hetkel rahu majas, tegelikult on selline energeetiliselt väga kummaline aeg ka, et ööd on pikad ja pimedad ja inimesed ennustavad tulevikku ja siis sa võidki näha mida iganes ja jõuad mingil hetkel sellesse olukorda, et huvitav, et minu arvates ma olen seda juba varem kogenud. Et sul on nagu unes nagu déjà vu, jah. Et ma olen nagu nendes olukordades varem viibinud ja see on erakordselt nagu põnev, sest ma suudan täiesti valimatutes olukordades magama jääda. Kui ma olin sunnitud varem Tartu vahel sõitma bussiga, need sõitsid mõned 4 tundi, et täiesti pööraseid unenägusid, mind absoluutselt ei häiri, et kus ma asun, et ma võin täiesti edukalt magada. Et see on nagu hästi meditatiivne maailm. See on hästi põnev, vahel hirmu äratav. Nii, kas meil on ju saadetud küsimusi? Meil jäi eelmisest saatest, ma tahtsin lugeda ühe kirja. Aga siis meil oli juba täiesti... Me olime luksusesse suundumas. Ma vaatasin, mis on maises elus kõige tüütav. Ei, see ei olnud see küsimus. See on nii filosoofiline küsimus. Valinud vastuajaks mingisuguse eriti nagu... Mis on maises elust kõige tüütav? Okei. Mis on naiseks olemise juures kõige tüütav? On tegelikult küsimus. Vau, vaat see on küsimus. Miks nad sellel konverentsil seda ei küsi? Jah. Mingi tüütum on naiseks olemise juures. Ma ei hakka ju loetlema seda, et ma kadestan mehi, et nad ei pea midagi muud tegema, kui duši alt korra läbi lippama. On ka mehi, kes teevad palju-palju rohkem. Ja, aga tüütum on naiseks olemise juures. See on ka nii lai amploa. See tuleb ikka läbi selle, et mida sa ju võrdled ennast mehega siis, ega sul kellegi teisega ei ole ju võrrelda. Kui ma oleksin naiseks olemise juures. Nojah, et sa tahaks olla. Just, kui ma oleksin mees. Pigem selline küsimus, Piret, kas sa tahaksid olla mees? Kui sul tõesti ilma naljata näiteks valida. Öeldakse, et tulebki järgmine elu, sa ei lähe lihtsalt sügavasse unne, ei vajune nägudesse ja sa sünnidki uuesti ja sul on valik väike sutsakas, et kui sa nüüd praegu väga-väga-väga soovid, siis sa saad selle sugupoole valida. Ma mäletan, et üks mu poegadest küsis seda, et kui sa sündisid tüdrukuna, kas sa olid väga õnnetu?
et sa poiss ei ole. Päriselt. Ja siis ma olin nagu selles mõttes hämmingus, et noh, mina ei ole kunagi olnud nagu selline tüdruk, kellel on tutid peas, et noh, sellest hetkest, kui ema kaotas lootuse selles osas, et ta saab mulle kõiki neid kleite ja käekotte külge panna, kauaoodatud tütar ikkagi, ja mingil hetkel ikkagi ma olin suhteliselt metsistunud ja selline poisilik tüdruk, et kui tulid sugulased, mina olin õues õunapuu otsas, vend mängis toas malet mängis või luges raamatuid ja öeldi, nii tore, 2 Eesti meest kasvab. Et mul on tunne, et ma olen nagu selle perioodi nagu läbi teinud ja siis nad olid väga mures, et äkki ma ei ole piisavalt naiselik või noh, ma väga palju veetsin ka oma isaga aega, emal oli palju rohkem tööd ja ta oli linnast eemal, et isal ei olnud õrna aimugi, et tüdrukuid kasvatatakse teistmoodi ja siis oli see, et mis mõttes kasvatas nagu võrdselt. Ja et noh, tahad autovõtmeid siin õue peal on kontori juures veoauto, no sõida natuke, noh, see on tonnine press, no pane siin asjad alla, ära sõrmi jätta. Noh, selles mõttes, et sa tunned seda vabadust ja kogu muud sellist asja. Ma arvan, et ma ei ole ennast nagu tundnud naisena kohutavalt õnnetuna, sest noh, mul puuduvad sellised probleemid, et noh, et mis siis saab, kui ma lõikan tukast 2 sentimeetrit ära, kas see on maailma lõpp? Kui ma olen 10 kilo raskem, kui ma olen 10 kilo raskem appi. Mõne jaoks on. Et mis siis juhtub, et noh, ma ei tea, mul on väga vähe selliseid probleeme olnud, et ma mäletan, et kunagi pidin toimetama tekste Gunnar Aarma puhul ja siis ma istusin ta diivani peal ja siis ma vist ütlesin talle, et ma ei näe nagu sellel abiellumisel või laste saamisel üldse mingit väga suurt mõtet. Ütle inimestele, mõni ei tea, kes on Gunnar Aarma. Gunnar Aarma oli selline teadmamees, kellel on täiesti omaette koolkond, tuntud ka kui Kiur Aarma vanaisa. Jüri Aarma isa oli, ja. Kes on meie seast siis lahkunud. Kes on meie seast lahkunud ja siis noh, temal on ikkagi palju raamatuid, mida inimesed on lugenud ja siis ta vaatas mulle väga tõsise näoga otsa, ütles, et aga noh, tead, sa pead vähemalt 1 lapse sünnitama ja kui sa poja sünnitad, siis sa ei pea siia maailma naisena tagasi tulema. Niimoodi sa ei pea tulema tagasi. Ja, et noh, see on nagu karistus, et sa noh, oled naisena siin maailmas. Ma olen eelmises elus midagi kohutavat teinud, et ma olen siia maailma naisena tulnud. Jah, aga et noh, ma ei tea, kas see on nagu nii traagiline, et noh, pigem on nagu see, et kui palju sa lased teistel omale mingit rolli ette kirjutada, et noh, alguses on tohutu häda, et sa oled noor ja rumal ja kui sa veel juhtud olema kenam, siis sa oled kindlasti rumal, et sa ei saa olla nagu mitte mingil põhjusel tõsiselt võetav ja noh, siis mingid aastad võib-olla mööduvad, siis sa oled out nagu selles mõttes, et sa oled võib-olla vana ja ülekaaluline ja mina pean siia vahele suskama, ütlemagi, et naisel on ainult 2 vanust, noor ja ilus, vana ja kole. Ja seda vahepealset ei ole, meestel on ju rahulik noorukiiga, poisiga, noorukiiga, teismeiga, meheiga, siis on selline soliidne iga, siis on vanaisa. Kõik need etapid on, naine on kas noor või vana, kukk või kana, kole või ilus. Kõik on ainult niimoodi, must, valge. Kuidas see nii on? Ma ei tea, on. No vot seda tahtsingi öelda. Näed, siin on vastus teie küsimusele, kes iganes selle esitas, et mis on naiseks olemise juures kõige tüütum siin. Naisel ongi 2 sellist etappi, et sa oled noor, iga noor inimene on ilus. See on selge kui päev. Ma ei ole koledat noort inimest ausalt öeldes näinud. Ja siis järsku sa oled vana ja kole, sest kui sa oled vana, eriti naine, siis sa oled kindla peale kole. See on ka selge kui päev. Ja siin ei ole mitte mingit varianti. Ja ongi, sa oled noor, siis sind vaadatakse, sind nähakse, sa oled nähtaval, sa oled vana, sa oled täiesti nähtamatu. Sina ei ole nähtav. Olen kindlasti. Ma saan aru, et siin mingid naisajakirjanikud kirjutavad mingid piki kolumne, kuidas keegi ei pane mind tähele. No mis mõttes ei pane? Ei pane mind ka tähele, kui ma võtan selle nüüd meigi maha, kelle meik meil ongi peal praegu. Pariisi vesi. Pariisi vesi, Pariisi vee. Koljeer just, et meik on meil peal, see teeb ilusaks, siis kõik panevad tähele kindlasti. Aga kui ma olen ilma meigita ja liigun ringi, ega ma olen küll nähtamatu.
selles mõttes, et vahel tulevad kaks inimest, kõnnivad kõrvuti mulle vastu, kitsast tänav võib-olla. Ma olen nähtamatu, ma pean kas mööda maja seina üles krabinal ruttu ronima, sest et lihtsalt ma kõnniks mulle muidu otsa või hüppama autotee peale. Nad ei näe mind. Ma olen sellises vanuses, nad ei näe mind. Vau, see oli küll täiesti ootamatu statement praegu. See on väga ja ma olen tihtipeale mõelnud, et see ei jää enam nii, et ma seisan lihtsalt kurat jalad arkis sinna ja ei liigu kuhugi, ei hüppa vasakule ega paremale lihtsalt tee pealt eest ära. Või lihtsalt seisan ja küsin, et huvitav, et kas ma peaksin praegu õhku tõusma, endale tiivad kasvatama, ära lendama siit või mis ma peaks tegema, et ma olen inimene, ma seisan teie eest, ei saa kõndida minust läbi. Et seda ma olen küll märganud, et ja mul on üks selline teooria ka, et ma mõtlen enda puhul, ja ma mõtlen ka paljude teiste inimeste puhul, kes siis on, meestel on see kergem, naistel on see keerulisem, et sa oled ju mingi eani, sa oled apetiitne ja siis tuleb see mingisugune vahepealne vanus, täiesti ebamäärane on ju. Sa pead selleks ajaks suutma midagi saavutada. Kas sa oled siis tubli ärinaine, sa oled väga fantastiline ema, sa võid olla ka suurepärane koduperenaine, sa võid olla teinud meeletult hea karjääri või siis sa oled tuntud inimene. Ehk siis sa pead leidma selle mingisuguse asja, mille nimel elada. Just. Ja see tuleb ühes vanuse etapis üles leida. Ja ma olen mõelnud, et mis see hetk on, millal on see kriitiline hetk, mis hetkeks sa pead olema juba keegi. Et sa ei oleks nähtamatu. Et sa oleksid aktsepteeritav, et sinust, mida me tahame? Me tahame, et meist peetakse tunnustatakse, märgatakse, meie arvamusega arvestatakse. Ja vaata, kui imeliselt on, ma toon osad naised näitaksid, mis ma nüüd mõtlen, et ma võtan Reet Linna näiteks. Ta oli omal ajal väga kuulus, väga šarmant, väga selline, ma olin väike laps ju, siis ma vaatasin teda, mõtlesin, vau, et ta oli selline, ikka kadestati, ta oli, või mis heas mõttes kadestati, ta oli kuulus, tuntud on ju, ilus oli ka, mitte väga ilus, vabandust. Häbianu. Valetasin praegu suus. Väga ilus. Ta ei olnud ilus, aga vaata, ta suutis teha sellise teatud tegi karjääri. Nendest prillidest ju mingi täieliku kunstiteose, sellest õudsest välimusest, mida nõukogude ajal oli võimalik saada. Ta tegi erilise välimuse, see on jumala õieti öeldud, ehk siis ta tegi endast inimese, kujundas, kes ei olnud lihtsalt tolmukübe kuskil laua ääre peal on ju, või kapi nurga peal. Ta oli keegi, ehk siis sa pead olema keegi. 2 võimalust jällegi, kas sa oled ilus või siis sa oled keegi. Kusjuures ma arvan, et teisel mingi sarnane joon, ma ei räägi prilliraamidest. Ma lõpetan, ütlen prillidoosist teile. Lõpetad prillidoosi. Koos Mart Juurega, kahekesi. Oleks see alles prillidoosi. Ühe vanused ka veel kokk, lööme. Tema on juba seal. Ta on juba seal. Tervitused Mart. Ja tervitused Reedale, aga ma tahtsin öelda, et see, mis on nagu pikalt ekraanil olnud inimeste võlu, ongi see, et nendes on mingisugune selline positiivsus, et nad ei jää kunagi ajale jalgu. Aga osad on ju riiulile pandud. Jaa, aga minu arust Talvik oli samasugune, eks ole. No jaa, aga ta läks lahkus ise. Talvik, Alice'it mõtled. Ja Alice oli ju maailma ilusam naine, teda ma imetlesi. Ja kui ta tundis, et ta ei ole enam maailma kõige ilusam, siis ta vaikselt imbus minema sealt. No see ongi... Aga Reet Linna imbunud, sest ta ei olnud enne ilus. Ta oli kogu aeg ühesugune. Jah, aga selles mõttes, et see elujõud, mis temas on, see rõõm, et kui sa näed teda kusagil, tavaliselt ma kohtun temaga kusagil sekkarites ja mingi täiesti järjekindlalt, ma olen teda 3 või 4 korda erinevates sekkarites näinud ja siis temas on nagu tohutut power, et umbes õla peale, et kuule, sa oled nüüd jälle alla võtnud või mis sa tegid või, aga võtad teise tüki kooki ka või ta on nagu kiirgav merelaine, tohutu hooga. Eluga õiges kohas. See on väga moodne lause. Ma olen oma eluga heas kohas. Aga see on kunst. Nii, mis mul üle jäi? Enne oli nii ilus, nüüd on vana ja kole ja kortsus, nagu inimesed kirjutavad, väga paljud ütlevad mulle seda ka otse.
õelukotid sellised, et aga mis mul siis mingil hetkel üle jäi, siis ma pidin hakkama midagi tegema ja siis ma pidin saama kuulsaks lihtsalt. No, nii lihtne see ongi. Tehke oma eluga, võtke midagi ette, noh, kui tunnete, et hakkab käest ära libisema, siis no aga urre keerutama. Enam mjau ei aita, enam välimusega meie ei niida, briljante ei kraabi kokku. Siis peab hakkama ise midagi tegema, et need briljandid sinu juurde tuleks, et saaksid need briljante ise osta. Nii lihtne see ongi. Oota, sa tahad nüüd öelda, et Õhtulehe palga eest nagu iga kuu paned nii palju kõrvale, et ma olen vanad mehed kõik ilusasti paljaks koorinud. Miljonärideks teinud ja siis on kõik hästi. Vot see oleks hea raamat, mida kirjutada eneseabi õpik noortele tüdrukutele, kuidas taguda miljonär või miljardär miljonärid. Eelmistest podcastidest rääkinud. Anu, ma tahan lugeda ühte lugejakirja. Meil on saade läbi jälle muuseas, tead jah? No ma ei tea, see on selle saate probleem. Et meile on kirjutanud Tea, ma ei tea, kas ta on meile ennem ka kirjutanud. Nii. Tea on 71-aastane. Ossa raks. Vanem kui meie kumbki. Mina vananemist ei karda absoluutselt. Ma usun, et kunagi lahkun siit ilmast kas jala pealt või magades. Ega ju midagi hõisata pole, olen 71 ja naudin täiega oma vanust, sest kõik tahavad mind 10 aastat nooremaks teha. See on hea tunne, ausalt. Aga see väärikas vananemine sõltub paljadest asjaoludest. Mina käin tööl, olen oma tööandja, reisin, hoolitsen enda eest, juuksur, küüned, massaažid. Loomulikult loen hästi palju. Ikka saan raamatut käes hoida, mitte nutiseadmest, naudin üksinda olemist. Ma arvan, et väärikas vananemine ongi see, kui oled eluga rahul, oled rahumeelne, sõbralik ja isegi väike naeratus võõrale inimesele on tore. Sisemine ilu toobki välja selle olemuse. Ootan põnevusega selle teema käsitlemist. Kas me oleme Tea nagu soovi täitnud, et me oleme vääritust ja väärikast vananemisest me just rääkisime sellest. Ja, just. Et tohutud tervised Teale. Mul on nagu hea meel, et need, kes meile kirjutavad, on 18-aastased, 30-aastased, kõik 70-80-aastased mehed ja naised. Nad on kõik oma eluga erinevas kohas, aga see on huvitav, et sul on neile kõigile nagu mingisugune rosin anda. ja me tõesti väga armastame teie kirju, et jätkake kirjutamist, me ei lõpeta siinkohal, et skandaalne@delfi.ee, meil on teile jagada kingitusi, kui te viitsite kribada ja ma pean sulle nüüd näitama ühe vananemisvastase harjutuse, Piret. Paneme vaim valmis jälle. Anu Saagimi näojooga kool. Just, et nina juure jooga ja meil on siin ka pileteid jagada siis, kes kirjutavad meile. Loomuliku ilumessile. Just, et see toimub siis 12. aprillil, siin on siis tasuta kutsed ja sooduskupongid ehk siis selline vägev konverents ja töötuba toimub terve päeva vältel, ma isegi vaatan, algab juba kell 11. Aga nii, lähme nina juure ehk ülahuule ja nina tiiva tõsturlihase massaaž. Nina tiiva tõsturlihas asub siis vaat siin selle nina keskel tegelikult, et kui sa teed siit selle, sa leiad selle voldikese siit ülesse, otsi see voldikene ülesse ja noh, kes nüüd kuulavad, need kahjuks siis ei näe, mida Piret teeb, aga see on hästi koomiline, mida ta teeb praegu, aga kõik koomilised asjad on alati väga kasulikud. Nii, ja kui sa teed seda ülesannet, siis palun ära kortsuta otsaesise lihast samal ajal. Nii, liigu näpistavate liigutustega mööda nina juure äärt, ehk siis sa liigud mööda, nina juur on siis siin, vaadake, ja siis üles alla niimoodi pikistades liigud ja tegelikult tuleks alustada isegi suunurkadest ja lõpetades silma nurkadega. Nii, nüüd tuleb üks õudne asi. Tee suuga oo. Nii, ja nüüd liigud nimetis sõrmeringjate liigutustega mööda sama trajektoori, mida sa äsja liikusid, ehk siis suunurkadest kuni silmanurkadeni ja ise oled kogu aeg üks suur oo. Ja see oo, just see oo liigutus on tegelikult väga hea. Näojooga üks harjutustest, üks elementidest. Aga kiirelt võta nüüd üks sinisuka raamat, mille sa järgmiseks läbi töötasid. Ja see on imeline raamat. See raamat on
liivakell ja see on 2 Kanadast pärit noorest inimesest, kes olid siis seljakotirändurid, nad olid Edith ja Luka, ma arvan, et nad on jätkuvalt olemas, nendest on siin pildid ja nendele meeldis seigelda maailmas ringi, aga nad olid siis Burkina Fasost teel Beninini, aga nad sattusid pantvangideks ja 2 noort inimest ja siis nad pidid seal pantvangidena ootama oma pääsemist ja väljaostmist ja nad lähenesid sellele loominguliselt ja murdumatult. Edith tegi skulptuure, kirjutas luuletusi ja no nad pidid ka vastu võtma selle usu kindlasti. Selle usu pidid vastu võtma ja õppima. Ma tahan siinkohal vahele segada, et ma olen ikkagi kuulnud nendest pantvangi draamadest sedavõrd, et üks pääsemise moodustest on see, et sa võtad nende pantvangi võtjate usu vastu. Just, et see päästab, see on juba pool võitu. Et selles mõttes põnev raamat. Just ja noh, sellele on eessõna kirjutanud 2 eelmist pantvangi, kes olid oluliselt vähem kui 450, see on üle aasta päeva seal ja noh, seal on huvitav lugu Sahara kõrbest, seiklejatest. Selge. Nii, aga meie meigid siis on teinud täna Colliers toodetega Pariisi veelt. Suured tänud. Hambad on valgeks teinud meil siis Kliinik Pluss, hambaravi ja täname ka Goldberger šampanjat ning Babé kosmeetikat, apteegikosmeetikat. C-vitamiini sisaldavad antioksidaalsed stressivastased seerumid. Just Leia Correia, millest me oleme ka vaimustuses, varem nagu ei olnud, aga nüüd oleme täiesti Leia Correia. Olen juuksetena nende šampoonidega pestud. Vau, vau. Jah, sensitiivsele juustele, kuidas tundub? Imeline oli, hästi puhas ja pehme ja noh, lõhn oli vist harjumuspärasest tugevam, aga see konsistents ja puhastamisvõime olid head. Nii, siis meil on lint šokolaadikommid ja siis meil oli doktor Ohira, nagu ma juba ütlesin, no kala-arsenal, no ei saa mööda ega ümber. Me hakkame kohe maiustama, nii kui saade on läbi. Terve paastoja me veedame seda 3 kilost kalavaagnet üheks. Just. Ja Sõrmes, no siin on tõesti selline briljantidega sõlmus täna siis Baltic briljandilt, et no seda küll kassid kannaksid. Nüüd on minu kord öelda Kurnjau. Just. Ja kohutavalt palju tahaks tänada Snoobi, et kõik meie riided nüüd selle 6. hooaja ja üks eelmine hooaeg oli ka. Snoob on meid väga palju toetanud ja me tegime selles poes puhta töö. Oli see eelmine või üle-eelmine hooaeg, talv algas siis, et olid siis pesukaru kampsunid ja me tegime puhta töö, ostsime kõik värvid endale ära, sest need on nii pehmed, ma olen neid terve talv kandnud ja tõesti nad ei lähe topiliseks, no mitte ühelgi moel. Ja tead, mis ma tegin nüüd viimane kord, kui ma käisin riided laenutamas, ma leidsin jälle ühe pesukaru kampčiku sealt, ta oli pika varukatega, ma ei tea, hästi selline vastik, niiske, külm, tuuline ilm oli ja ma panin selle kampsuni selga, proovisin seda ja seljast enam ära ei võtnudki, nii et läks järjekordne, ma ei tea, mul on 7. kampsun juba Snoobist. Ma peaks sulle salaja ütlema, et seal on alpaka kampsunid ka. Ja, aga ma olen pesukaru usku. Seal on alpaka ja seal on mohääri ja seal on kõiki, no vastavalt sinu soovile, aga mina olen müüdud ikkagi pesukarule. Pesukaru, kui ma iga kord need kampsunid selga panen, tuleb selline nunnu pesukaru nagu endale ka ette. Et aitäh kõikidele meie toetajatele, et me oleme tõesti nagu, me oleme nii hoitud, me oleme päriselt ka hoitud. Kõik poputavad. Ja keda ma ei ole kiitnud mitte läbi ühegi saate, aga kes on kogu aeg meie taustal on Shishi.
Jaa. hallo, ma võtan seda shishit iseenesestmõistetavalt. Shishi poisid on mul kogu aeg nagu nii ümber on ju. Et aga need imelised puud, need olid eelmisel hooajal ka meil saates ja kirsipuud ja nüüd on siin erinevad igasugused ploomid ja ma ei tea, mis jasmiinid ja et tõesti nagu miljon tänu, et te olete meie stuudio teinud nagu kordades meeldivamaks, sellepärast töökeskkond on hästi oluline. No sinuga koos siin olles ei märkagi väga, et tegu on tööga. See on ju puhas klants ja glamuur. Pidu ja villerkaar. Aga inimesed, et vahel, kui mõni on öelnud mulle ka, et mis sul viga elada, see on põhilause, et sul on ju kõik nii lihtne ja kõik tuleb nii lihtsasti kätte ja kõik tahavad kogu aeg midagi anda ja tuua ja sind hoida, siis ma pean siinkohal ikkagi ütlema, et see on kõva töö vili. Mitte ükski asi ei ole tasuta. Aga aitäh teile. Tänud. Yeah, she's a super girl. hea tüdruk. Super girl.